Ma arvan, me peaks ka ütlema, kes me oleme. Miks? Ma olen... Nagu me on fantaasia. Ei, me ei ütle. Kristin, kas sa näed, mis seal toimub või? Ei, inimesed istuvad, vaatavad, loodetavasti. Jaa, need samad inimesed, ma loodetavasti, kes esimest osa nägid ja nad ütlesid sõpradele ka, et tuleks veel. Või näevad alles esimest korda teist osa, siis vaadake esimest ka. Minge vaadake esimest osa. Tere tulemast tagasi. Meie oleme need, kes otsustasid bussi ehitada. Mis me eelmine kord tegime? Me tegime bussi tühjaks. Me panime põranda. Me natuke liimisime, mökkerdasime ja siis puhastasime. Nüüd, mis nüüd saab? Esimene suurem asi, teine suurem asi. Esimesega me tegime põrandat. Meil ainult suured asjad ongi. Meil on kõik suured asjad ainult. Ainult lõpus tuleb viimased touch-upid. Need minu asjad on väiksed asjad või? Ei, nagu täitsa lõpus. Ära spoil ära neile, mis tuleb. Ma ei ole öelnud midagi. Nad on ainult bussi näinud, nad ei tea, mismoodi see ehitus käis. Ühesõnaga, me hakkasime nüüd ehitama bussi natukene põhjalikumalt sees. Meil on põrand sees, aga vaheetapina vahepeal tuli ette siuke asi nagu kapteniiste. Kes ei tea, siis kapteniiste selliste merenduse termin, mis on kuidagi kämpervänidesse üle tulnud. Ja see on siis see, et esimesed istmed, juhiiste ja kõrvaliste pöörduvad. Aga me panime ainult ühe istme pöörama. Mingi hetk tekkis minul mõte, et ma teen selle ise ära. Kristin läks kuhugi ära. Kütesse. Ja mina otsustasin, et mina teen siis, panen sama ajaga seda, mis see iste on. See kapteni istame ära. Ja ega see tegelikult ei ondki väga hullu midagi. Ainult, et nagu ikka, ega miski asi ei tule lihtsalt. Originaalistme väljavõtmine oli võrdlemisi okei. See oli ainult 4 polti lahti keerata, mutrit. Aga ma ei saanud osadele ligi. Ja mul ei olnud vajalikke tööriistu. Ja siis ma möllasin igasugust erinevat tööriistadega seal. Aga lõpuks ma sain selle istme ära, ma tõstsin selle istme välja. Ja siis pidi sinna vahele panema siukse nii-öelda adapterplaadi. Selle panemine oli umbes sama keeruline nagu selle istme väljavõtmine. Ja siis ma sain istme pöörduma. Ainuke asi, mis selle istmega on see, et sellel need plastikud, mis seal külje peal on seal istme all, et need natukene jäävad nagu mingi nurga alt teid kinni, siis pidid natukene painutama. Veits krigiseb ka sõites. Ja nüüd me oleme täheldanud jah, et see natukene krigiseb ka. Aga äkki VD40 aitab? Kui teaks kuhu lasta. Siis, mis siis sai? Armaflexi panime. Mis asi on Armaflex? Mingi isolatsioonimateriaal. Kus seda kasutatakse? Me kasutasime bussis seinte peal. Aga muidu vist torude ümber. Torustiku vedamisel jah, siukene isolatsioon või soojusmaterjal, siukene nuustikulaadne. Tellisime Saksamaalt. Ei leidnud Eestist? No, leidsime, aga Eestis peab tellima ainult nendest Feebist ja Onninenist või. Nagu full peab mingi päringu tegema ja siis tellima, pluss isegi koos transpordiga Saksamaalt tellides oli odavam kui Eestist osta. Ja siis kuidas me seda Armaflexi hakkasime panema? Ma lasen sul rääkida. Mõõtsime tükid, kleepisime seina ja lakke ja see oli juba nagu liimiga Armaflex. Selles suhtes, et võtsid selle jää sealt pealt ära ja siis juba kleepus. Et see ei pidanud nagu eraldi Armaflexi liimi ostma. Lagi oli võrdlemisi lihtne. Sirged jupid oli vaja välja lõigata. Seintega oli enam-vähem okei, kuniks me jõudsime sinna rattakoopastini. Me tahtsime võimalikult palju sellega ära katta ja siis seda tuli panna mingitesse vahedesse ka nagu 2 metalli vahel, aga kuna see oli juba nagu klepekaga tagant, siis see jäi nagu kinni igale poole, ehk siis seda oli veits keeruline panna, aga nagu midagi, see ei olnud nagu midagi hullu. Ei lihtsalt juba nende juppide väljamõõtmine oli keeruline. Et kuidas seda kontuuri saada sinna rattakoopa, sinna seina sisse. Ja kui ma ei eksi, siis ma vist ühe tükki lõiksin välja ka peegelpildis või? Kuidagi valet pidi. Midagi oli valesti, jah. Mingi kaarjas jupp oli. Me tegime vist ühe poole tegime ära ja siis mõtlesime, et nüüd saame ju teise poole sama nendega, aga siis tegime mitte vastu nagu peegelpilti, vaid sama pidi. Vaid sama tükki lõiksime välja ja siis me proovisime seda juppi siia poole, aga see vist ei töödanud. Ma tahan näha, kuidas sa liimid. Aga Armaflexiga me katsime ära siis jah, terve lae, seinad, tagumise ukse seest, selle alumise osa, tegelikult ülemise osa ka, jah, mõlemad katsime ära. Kuna meil aknaid ei ole taga. Külje ukse samamoodi. Seega Armaflexiga läks võrdlemisi lihtsalt ja siis me tundsime, et seal ei olnud väga palju draamat ja siis me olime nagu, et päris hea, see buss valmib. Nüüd on ta soe.
Kas just soe? Praegu suvel 30-ga on seal liiga soe. Nagu ta vist ei hoia tegelikult väga sooja, ta on lihtsalt nagu kui ma ei eksi, siis ta hoiab niiskust ja võib-olla seda, et sul on see mingi pehme plaat seal seinas ja rattakoobaste peal, mis nagu seda müraga veits summutab. Õigus. Ta tahtis rattakoopad ka üle katta sellega. Jah, muidugi. Ja tegelikult tagantjärgi see oli vajalik lüke, sest tänu sellele vähenes taga rattakoobastest müra märgatavalt. Ainuke asi, mis selle Armaflexiga häda oli see, et nii pea, kui sul sinna mingi teravama asjaga või mingi teravama nurgaga vastu läksid, siis ta oli kohe nagu oleks kõik küünega tõmmanud sinna. Ja siis? Mis siis tegime? Mis me siis tegime? Ma ei tea, sina tegid. Mina tegin, mina vedasin kaablid. Läks natuke nihu ka vist. Mina pidin veits kaablid vedama. Täpsemalt siis lampide asukohtade kaablid. 4 lampi oli plaanis. Vedasime ära kõrid, kaablikõrid. Need on siuksed plastiktorud. Vead sisse ära, seal on traadi jupp sees. Vead ära kuskil tõõnsustest ja värki ja siis pärast saad selle ühe traadi otsa jupi, mis sõnaterjastus see oli? Selle kaabli ühe otsa sinna traadi külge siduda ja siis selle traadi sealt trossist välja tõmmata teiselt poolt ja siis see juhe tuleb läbi sealt ja siis tada ongi olemas. Aga kas sinul jäid need traadid välja? Osades jäid, aga päris palju ei jäänud. Kaua istusid ja ümber tegid neid mingi sügisel külmas. No sa võtsid need kõrid uuesti sealt ära ja siis... Jaa, ma võtsin mingi need kõrid üldse välja sealt uuesti sealt lae alt ja seina tagant. Siis mellasid korda selle ja siis panid uuesti. Ja siis ma panin uuesti need kaablid. Natukene vähema vaevaga, aga olid juba küljes. Aga lõpuks sai need veetud, lõpuks jooksid nad kõik ühte kohta kokku. Sellega oli kõik minu teada, jah. Ja siis me mõtlesin, et ops, nüüd on kaablid veetud, nüüd saab panna lage. Lae nagu valmimisest vist nagu otseselt meil nagu jäädvustust ei ole. Ainuke asi, mida me selle bussi jooksul ise ei teinud, nagu fulli ise, olid need kuradima lae laualiistu imitatsioonisooned. See on hea tiitel. Mis oli ikka? Ülejäänud asjad me tegime ise ära. Siis me tõime selle paneeli sinna alla, värvisime ära. Kuidas me värvisime? Seal oli ka natukene oma nipp sellega. Kuna see on nii suur tükk, ta oli umbes 1,5 lai ja üle 2 meetri, 2,5 meetri pikk. Siis seda on rulliga nagu justkui raske, meil ei ole püstolit ei ole, et värvida. Siis rulliga on raske nagu ühtlaselt pikalt tõmmata, sest esiteks ei ole ruumi ja teiseks sellist ei ulata selle väikse rulli otsaga. Me panime harjavarre see rulli otsa ja siis ma sain pikemalt teha ja siis Ragnar käis mul ees pintsliga sellepärast, et sooni värvida. Rulliga ei pääse ligi ja kui siis sinna liiga palju värvi läheb, siis see 1 millimeetrine soon oleks sealt ära kadunud, kui see värvi täis oleks läinud. Ragnar käis pintsliga ees ja ma tulin rulliga järgi. Õnneks bussis on suhteliselt pime ka, kõik asjad ei paista välja. Ja siis, kui me selle olime ära värvinud, siis nagu ma eelnevalt mainisin, ma vedasin kaableid. Siis nüüd, kui meil see lagi oli valmis, siis oli sellele laele vaja siis välja valida ka lampide asukohad. Ja minu mäletamist mööda oli see natukene niimoodi, et Kristin oli toas ja mina ütlesin, et lähme määrame need lampide asukohad. Siis ta ütles, et kas sul on mind sinna vaja? Mina ütlesin, et okei, lähen vaatan ise, aga ma teadsin juba, ma juba ennetasin tulevikku ette ja enne kui ma üldse midagi tegema hakkasin, tegin väiksed täpid ja ütlesin Kristinile, tule vaata üle. Aga tegid ikka natuke valesti. Panid 2 laua vahet, aga ma vist tahtsin 3 panna. Teise laua peale, näiteks siia kohta kuskile. Sa tahad nii äärde panna, aga ma paneks 3. peale. Ühesõnaga läks 3 kompromiss leitud. Lõppude lõpuks ta tuli ikka ise välja sinna. Siis me valisime ära, võtsime doosi freesi ja lasime lampide augud ära. Proovisime seda laevaneeli lakke siis, kui need augud tehtud olid. Kas nagu kaablid on õigete pikkustega ja need kõrid ja kas need ulatuvad sinna. Ja siis me panime nad mingi 1 või mingi 3-4 tüübliga kinni. Aga siis ma ei saanud seda ühte nupukast kätte enam. Mul see lagi oli seal rippus seal laes 1 tüübli kannal. Ma vist hoidsin peaga veel kinni seda, võib-olla ei hoidnud ka. Ja ma ei saanud seda ühte tüüblit kunagi kätte ja ma olin nii kartsin, et ma lõhun selle tüübli ära. Ja siis ma lõpuks otsustasin, et las see tüübel olla. Panin haamriga, lõin lihtsalt sisse ära selle. Nüüd see bussis sees loksub üks tüübel. Tean küll, mis teha saab. Tuumad nada 10 minutit. Sa mainisid, et sa hoidsid koera ja meil tuli vahepeal üks kutsu ka naaberkorterisse. Ja meil siuke Itaalia perekond. Naaberkorteritesse ehk siis tegelikult tema vanematele tuli väike kutsu. Temast on ka väike klipp teile, saate näha. Nüüd on ta juba suur. Tohutult. Tohutult suur. No siuke. Seal ta oli täitsa noor veel, ta oli just tulnud.
3-kuune vist. Et siit saate näha seda kutsukest. Ma vahepeal tutvustan teile teda. Siia. Vaata, ossa. Tema nimi on Rüü. Tema on border collie, keda me peame praegu hoidma. Aga nüüd tagasi tegude juurde. Vot, ja kui nüüd tegelikult võtta tagasi nüüd selle kohta, et ma rääkisin, et ma need tüüblid sisse lõin, siis tegelikult nende tüüblitega oli üks mure meil veel viimase peatükina tänases osas. Neid pidi värvima. Võtsime spreivärvi, mingid, mis sobiks plastmassile ka. Värvisime neid ükshaaval. Või noh, mitte ükshaaval. Me võtsime nad lahti, panime penoplasti sisse kõik tükid. See tüübel koosneb siis põhimõtteliselt 2 osast. Üks on sükene osa, eks. Ja teine on siis sükene osa. Nii, ja need pikemad ilmakad on kõik siin juba sisse pandud. Need lähevad siin penoplasti peal värvimisse. Ja neid juvinaid surun ma ükshaaval sisse. Kui keegi tahab teada, nagu, et mis aeg praegu on või mis kuupäev ja kellaaeg ja nii edasi, siis nii palju võite teada, et näiteks praegu käib üksinda kodus esimese osa kordus. Seega, esimene advent on lähedal. Ja siis sai spreiga korraga üle lastud. Ma pärast panin neid kokku ükshaaval, nii et näpud olid villid. Ja siis Ragnar ütles pärast, Kristin, sa poleks neid pidanud üldse kokku panema, ma pean neid nagunii lahti võtma. Aga osad, need tulid raskelt ära ja need läksid raskelt külge. Seega osad läksid juba katki siis, kui me neid ära võtsime, osad läksid katki siis, kui me hakkasime külge panema ja pidime juurde tellima neid. Aga need uued olid mingid mustad. Esiteks sinna ei hakanud üldse värv peale ja teiseks need mustad ei läinud vanadega. Et kui meil ühest tüüblist, vanast tüüblist, originaalist jäi järgi üks pool, siis me seda musta ei saanud sinna sisse enam lüüa, sellepärast et need omavahel ei klappinud. Pärast need ei läinud omavahel kokku, jah. Sisse löömisest tuli värv maha osadel, aga need jäid nagu valikuliselt peitu. No vot, aitäh, et vaatasite. Aitäh, et kuulasite, aitäh, et kaasa elate. Me oleme päris palju juba nüüdseks tagasisidet juba esimesest osast saanud. Me oleme väga uhke, et meid on pedestaalile pandud teiste ehitajate kõrval, kes siis näiteks ehitavad kodu siin, mõni kodu. Vaadatakse neid, siis öeldakse, et nüüd pannakse ka meie videod listi. Palun väga, siin on järgmine ja on ka 3. teel ja on ka 4. tulemas. Ma ei ütle, kui palju sealt veel edasi läheb, aga sealt läheb veel edasi. Olge mõnusad. Tulge tagasi järgmises osasse, mis on juba varem kui nüüd. Pikk paus oli. Näeme järgmises osas. Tšau.